mul on tunne, et Enn jõuab teid enne tervitada kui mina. Kohe on kätte jõudmas august. Ja Enn, me kuulsime sind. Ja kui tookord oli siin mingi signaal kogu aeg, nüüd on mul selle jaoks kass. Kass õppis selle ära. Aga hakkame siis vaatama, mis energiat ootavad 12 tähemärki. Ma panen neid kaarte natuke teistmoodi, aga siiski ma üritan vaadata niimoodi, et te saaksite kõik oma vastused ja soovitused kätte. Enn! Nii, vaatame siis. Alguses ma panen kõige üldisemad soovitused üldse augustikuuks. Mis energiat üldse on armastuses, üldiselt rahas, töös ja üldine soovitus. See on siis üldiselt nagu kõikidele. August armastuses. Tegelikult vaadata, siin ütleb ka, et see on niisugune tugevuse jõukaart, et tegelikult inimesed on suhteliselt tasakaalukad augustikuus, väga koostöö valmis, ehk siis tegelikult niisugused suuremad läbirääkimised või mis meeldib, mis ei meeldi suhtes. Augustikuus on tegelikult neid hea läbi rääkida. Siin tuleb ka maagiakaart. Maagiakaart ütleb siis seda, et armastuses sinu mõtted võivad realiseeruda. Seega, kui sul on mingid suured hirmud või kahtlused, siis tegelikult on üks väga hea nipp, mida ma ei olegi võib-olla rääkinud. Meil kõikidel on mingisugused uitavad mõtted, mis on peas, eks ju. Ja mõnikord, vaata, kui nad liiga kaua pähe jäävad, siis sa hakkad seda võib-olla ligi tõmbama. Sa võid öelda oma peas peale neid mõtteid tühistan, või siis lööd kõvasti plaksu. See lööb selle energeetilise sideme kohe katki, et need mõtted siis ei realiseeruks. Aga ütleb, et augusti viimane nädal on natukene selline kõige negatiivsem armastuses. Kui muud nädalad olid head, siis viimane nädal on selline natukene proovile panev ja ütleb eriti, ma ei ütleks isegi siin suhetes, aga ütleb, et lapsed võivad tuua natukene stressi juurde. Ma vaatan, miks. Mul on tunne ka, et keegi võib paha nõu anda. Ärge augustikuus sõbrannade, tuttavate, emade, õdede käest nõu küsige. Eriti, mis on seotud suhetega ja lastega. Ma ei tea, miks see lapsed siia sisse tulid, aga ju see on vajalik informatsioon. Vaatame ka raha. Vaatame, mis energiad on üleüldiselt rahaasjades augustikuus. Miskipärast ma ütlen kohe, et ma ei taha rohkem segada. No nagu ikka augustikuu on ju reiside kuu, eks ju, ütlebki, et väga paljud planeerivad reise, väga hea on osta reise. Väga soosiv on üldse olla veekeskkonnas, aga väga paljudele peaksid just sobima tegelikult reisid üksinda või siis mitte sellises seltskonnas, millega sa tavaliselt käid. Et ta soovitab minna mugavustsoonist välja. Ettevaatlik peaks olema ainult alkoholiga ja pidustustega, kui on mingid suuremad massiüritused, ma isegi ei tea, miks. Ütleb, et midagi võib järsult nagu vahele tulla. Ma ei usu, et see nüüd kõikidele Eesti inimestele kehtib, on ju. Siin ma ütleks kindlasti seda, et kuulake oma sisetunnet. Kui mingi põhjuse sa ei taha kuskile minna, tuleb mingi suurem üritus, aga keegi surub sind kogu aeg, et jaa, lähme, aga ise tunned nagu, et võt ma ei taha, siis pigem kuule seda sisetunnet, sest viimasel hetkel võib tulla plaanide muutus. Aga muidu rahaasjadega mina probleemi siin ei näe. Töö. Siin võib tekkida tunne, et oled kõrvale jäetud, eriti kui sa töötad suure hulga inimeste seas. Selline kõrvale jäetus ja võib-olla nagu tekib isegi tunne, et sind ei hinnata võib-olla nii palju, kui sa endast välja annad. Aga ütleb, et see on ka sulle mingisugune ülesanne. Võib-olla ta surub sind nagu rohkem kannatlikkusele, või siis paneb mõtlema, et võib-olla sul oleks vaja midagi uut. Augustikuu on ta ka tegelikult väga hea kuu millegi uue jaoks, aga ta ütleb nagu mitte otseselt töölt ära minemine, aga võib-olla kuidagi, kuidas nagu kõrgemale jõuda, et sa jääd nagu vanade liistude juurde, aga sa teed midagi natukene teistmoodi või vaatad teise perspektiiviga. Väga hästi läheb loomingulistel inimestel augustikuus ja võivad tulla mingid väga suured pakkumised välismaalt. Ja näed, jällegi tuleb see sama asi läbivalt läbi,
et uue tee valimine, mingi täiesti uue tee valimine tööalaselt ei ole augustikuus hea. See on déjà vu kaart, see vana ja mugavustsoon, aga siis uues kuues ta võiks olla. Ütleme, mingit kardinaalset muutust tööalases plaanis ma ei teeks. No ma ei tea umbes, et raamatupidaja läheb juuksuriks või ma ei tea, ehitaja läheb, mis ei tea milleks, raamatupidajaks, no midagi sellist ühesõnaga. Kardinaalset muudatust ei ole soovitav teha. Vaatame ka seda, kas Eestis on olla augustikuus rahulik ja kas välismaale tasub reisida. Nii. Vaatame 4 nädalat Eesti energiat. Eestimaa, Eestimaa. Tekkis kohe esimene nädal, teine nädal, 3. nädal, 4. nädal. See viimane augustikuu jälle ütleb, et viimane augustikuu nädal, seal võivad tulla mingid segased uudised või midagi muret tekitavat. Keegi justkui ei pea oma sõna ja siis inimesed võivad olla natukene hirmul. See on siis nädaline kooli. Huvitav, millega seoses. Aga see on nagu justkui asi, mida Eesti riik teeb justkui ise. Kas tuleb seoses? No jaa, siin ütleb, et siin võib tulla mingisugune provokatsioon, aga ma ei näe mingit suurt mastaapi. No ma julgen muidugi enam seda sõna öelda, et ma ei näe suurt mastaapi, sest kaart annab erinevat tõrgendada. Aga ütleme, et selline lepingute murdmine, mitte sõna pidamine, hirmul olek võib tekkida augusti 4. nädalal, viimasel nädalal siis. Vaatame, kuhu ei tasuks augustikuus reisida. Vaata, kui huvitav, see kaart kukkus ise välja. See kaart ei ole surmakaart, aga mu enda kirjutatud kaardideks. Siin näed, et siin inimene tuleb tumedas ja seal on 2 teed. Eks tüübki, et sa pead olema hästi ettevaatlik oma valikus. Ehk siis, kui sul on kuskile reisile minek, mine ainult sinna, kuhu sa lähed jälle hea tundega. Kui sa jääd kahtlema, siis ära parem seda sihtkohta võtta, milles sa kahtled. Kuidagi ma vaatan, hästi intuitiivne kuu tuleb, ta nagu üldiselt väga soovitab, et kuule jubedalt oma sisetunnet, et sul on tegelikult kõik märgid selle jaoks olemas, et sa ennast saaksid hoida nagu kaitstuna. Seega kuule hästi palju iseennast. Nii, ja siis ma vaatan, et Euroopa üle vaatan, kas Euroopas on ohtu? Ei ole. Ameerika kohta näitab, et olge augustikuus Ameerikas, ma mõtlesin sellele USA-t nagu, eks ju, ettevaatlik, seal võib mingi teema tulla või ei lähe kõik plaanipärased või midagi tuleb dokumentidega. Kanada on okei, aga Kanadas olla ettevaatlik autoroolis. Austraalia probleemi ei näe. No vaatame äkki kõige läheb Aafrikasse ka, kunagi ei tea. Ei, ütleb väga paljud, kes see aeg reisivad Aafrikasse, neil võib tekkida mingisugune side selle kohaga, võib-olla mingi isegi eelmise elu mälestus, mis tegelikult aktiviseerib midagi poole nagu suuremat tuleviku jaoks, avab mingisuguse potentsiaali sinus. Aasias võivad tekkida väga suured tutvused ja väga kasulikud tutvused, eriti meesterahvastega. Ja seal on ka see déjà vu kaart, ehk siis see võib olla inimestega, kes tundub sulle juhuslik, aga tegelikult seal on mingisugune kontakt eelmiste eludega kuidagi olnud, mingi hingeline side. No ma ei tea, keegi läheb Venemaale ka. Seal ohtu ma ei näe. Nii, aga võtame siis tähemärgid. Ma teen need tähemärgid veits teistmoodi. Alustame siis kaljukitsest. Ja sa saad ise valida. Millise kaardi? 1 või 2. Alustame armastusest. Kaljukits armastus. Sa vali kas esimene või teine kaart. Ma annan sulle sekundi mõelda. Kui sa valisid esimese kaardi, siis kaart ütleb seda, et sa oled täpselt seal, kus sa olema pead. Sa ei ole mitte midagi tegemata jätnud, sa ei ole liiga palju üle andnud.
usalda protsessi. Kui sa jääd nagu endale kindlaks, sa kuulad oma südant ja juhendud täpselt nii, nagu sa oled praegu läinud, siis sa jõuad täpselt sinna, kus sa olema pead. Kui me vaatame ei-ja küsimus, siis on see ja. Kui sa valisid teise kaardi, siis näitab ajutine võit. Ajutine võit tähendab seda, et kui sul on mingid probleemid suhtes olnud, siis nad võivad mõneks ajaks laheneda, aga suure tõenäosusega nad tulevad ja kerkivad taas esile. Kui sa oled vallaline, siis ta võib ka näidata, sa võid mingi inimese saada enda kõrvale, aga see on ka ajutine. Rahaasjad, ärge vaadake. Okei, panen kõrvale, muidu pole aus. Paneme raha ja töö üleüldiselt. Raha ja töö. Rahaasjades väga suur võimaluste kaart, eriti väga suured võimalused on läbi heledapealiste naisterahvaste. Aga ütleb, mitte midagi lihtsalt kätte ei tule, kui saad augustikuus midagi saada, siis sa pead selle nimel nagu võitlema või siis enda eest justkui nagu seisma. Ole valjem, räägi oma ideedest, kaasa inimesi, niisama õnne ei koputa sul uksele. Ja küsime lõpetuseks, et mida sa peaksid teadma? Mida Kaljukits peaks teadma? Kohe siit keskelt tahan. Seda ma ütlen lihtsalt üleüldiselt. Emade ja laste vahel võib tekkida probleeme, mis tekitab siis ka pere suhtes probleeme. Isegi kui lapsed on suured, eks ju. Ja ütleb, et meesterahvastega võivad mingid mineviku teemad taas tulla esile. Need võivad olla ka eksid ja need võivad olla ka siis ka kaaslane, kes sul praegu on. Või siis, kui sul ei ole kaaslast, siis tuleb kaaslane, kellel on täpselt samasugused omadused, nagu oli eelmisel. Midagi on läbi töötamata jäänud. Veevalaja, vaatame sul armastust. Veevalaja armastus, jälle 2 kaarti, sa saad valida, kas esimene või teine kaart. Küsi oma küsimus, võid panna pausile, kui vaja. Kui sa valisid esimese kaardi, siis tegelikult augustikuus soosib väga häid peresuhteid, perega aja veetmist. Ei ja küsimuses on see kindlasti ja. Ehk siis, ütleme, et kui sa otsid oma inimest, siis ta ka soosib nagu augustikuus õige inimese leidmist, kellega tuleks väga suur ja tugev peresuhe. Kui sa valisid teise kaardi, siis ütleb, et võta aeg maha, ära kiirusta. Võib-olla peaksid keskenduma üldse iseendale ja iseenda nagu arendamisele ja mitte nii palju rõhku augustikuus panema suhtele. Kõik asjad tulevad sinu juurde ise. Tahan siit võtta. Raha. Jälle täpselt sama asi. Panen ära. Raha. Esimene ja teine kaart. Ütleb, et võlgu ära anna, võlgu ära võta. Või siis, kui sa seda teed, siis ole äärmiselt ettevaatlik ja jälle kuula oma sisetunnet. Võib tekkida mingisugune, ütleme, et sa ei pruugi seda õigel ajal tagasi saada või siis keegi ei taha seda pärast tagasi anda. Või siis, kui sa hakkad ostma midagi, siis see ost tuleb nagu mitte päris see, mida sa oled oodanud. Teine kaart soosib reisimist, soosib raha panustamist reisile, enese arendamisele. See kõik toob väga palju edu. Ma olen tööalaselt üleüldise soovituse. Ütleb, ei, sa oled väga hästi meelestatud. Ütleb, et ta soodustab sulle nagu vabamat õhkkonda, ta soodustab sulle nagu sellist ise luua töökeskkonnas nagu niisugust vabamat vaibi. Et võib-olla paned sinna muusika, võib-olla suhted ise inimestega vabamalt, võib-olla lähed isegi töökaaslastel kuskile välja, et mis nagu vallandab selle hea energia, aga ütleb, et ego tõsta ei tohi. Sellises mõttes, et ära näita ennast välja sellisena, nagu sa tegelikult ei ole. Ole sina ise. Vot niimoodi. Siis tulevad meil kalad. Vaatame kalasid. Kalad. Jälle 2 kaarti saad valida armastuses. Ja 2 kaarti saad valida töös. Ei, mitte töös. Saad valida 2 kaarti kaladel rahas. Ja üleüldine töösoovitus. Ütleb seda, et kui sa arvad, et tööalaselt mingisugune teema sai lahendatud, siis sa võid kindel olla, et see teema tuleb taas esile. Eriti kui sellega olid seotud mingisugused meesterahvad või meesterahvas. Ja see tuleb siis, kui seda kõige vähem ootad. Nii et ole ettevaatlik. Aga armastuses saad valida esimese ja teise kaardi. Küsi oma küsimus, vajadusel pane pausile. Ja vaatame. Kui sa valisid esimese kaardi, siis ütleb, et tegemist võib olla sõltuvussuhtega. Et sa ise ka võib-olla päris aru ei saa, mis see suhe sulle annab.
Siin oleks väga hea tegelikult soovitus eraldada, võtta aega iseendale. Et aru saada, kas ma olen inimesega koos harjumuse pärast või ma olen selle pärast koos, et ta on mulle millegi pärast vajalik. Mulle tunne, et see suhe ei ole augustikuus tasakaalus ja ta võib-olla sa isegi annad liiga palju välja ja saad vähem vastu. Et see on nagu sõltuvussuhe. Kui sa otsid, siis võib ka tulla selline sõltuvust tekitav suhe. Teine kaart jälle viitab eraldatusele, et siin ikkagi läbivalt ta soovitab nagu leida vastused iseenda seest ja võib-olla tegeleda rohkem iseendaga. Et võib-olla sa oled kuskilt nagu teelt eksinud, võib-olla sa oled panustanud teisele inimesele liiga palju. Ja nüüd hakkad sa nagu mõtlema, kes mina siin suhtes üldse olen. Raha. No siin rahaasjades esimene kaart ütleb seda, et väga hea aeg koostööle. Kui sul on mingi idee või sul on mingi plaan, siis tegelikult väga soosib üleüldiselt koostööd, plaanide elluviimist. Kui sa valisid teise kaardi, vaata, siin on ka see tugevuse kaart, eks ju, mis ütleb, et praegult on parim aeg näidata, mida sa suudad, ellu viia kõik, mis sa tahad. Seega raha asjades ma mingit suurt muutust sul ei näe. Nii, siis meil tuleb jäär. Vaatame, mida kaardid soovitavad jäärale. Ma panen ka jälle sulle valiku. Mis ütleb? Ei, oota, nüüd ma olen 2 vahel, oota, ma pean tunnetama. Seega. Nii, armastuses 2 kaarti, rahaasjades saad valida 1 või 2 on ju kaartidest ja töö. Tööga ütleb seda, et kui keegi tuleb sind kutsuma tagasi vanale töökohale või see inimene on kuidagi minevikus sinu poolt seotud, siis ära seda mingit pakkumist vastu võtta. See ei ole päris see, mis tundub, eriti kui selleks on veel naisterahvas. See võib ka olla muidugi meesterahvas, ma ei ütle seda 100%. Aga kõik need vanad otsingud, vanade suhete või töökaaslastega suhte taastamine ei ole soositav. Vaata, mis armastus, esimene, teine kaart. Kui sa valisid esimese kaardi armastus, siis ütleb, et kõik ei ole päris nii, nagu tundub. Et augustikuu võib olla selline mängiv kuu või mänglev kuu, kus võib tulla mingit pettust esile, et võib-olla partner ei näita ennast päris sellisena, nagu ta päriselt on, võib-olla teed seda sina. Ta tegelikult soosib sind aususele või ausatele jutuajamistele. Ja ütleme, et kui sa otsid partnerit, siis siin kaart ütleb tegelikult sama, et teine pool ei pruugi ennast näidata päris sellisena, nagu ta päriselt on. Kui sa valisid teise kaardi, siis teine kaart räägib tülidest, konfliktidest ja egode põrkumisest. Et väga suur võimalus, et tuleb palju konflikte ja just nagu selline hierarhia paika panemine, kes on nüüd tugevam, kes on nüüd targem. Rahaasjades, kui sa valisid esimese kaardi, siis ütleb, et mingid asjad jälle minevikust, ma ei tea, see on juba teine kord, kui ma seda näen, võivad hakata korduma, mingid samad vead, et vaata oma rahaasjad üle, vaata, kus on olnud need negatiivsed kohad ja ära korda neid. Ja ta soosib, vaata teine, kui sa valisid teise kaarti, ta soosib sul tegelikult seda tasakaalu, et ütleme niimoodi, et rahaasjades võiks täitsa kirja panna, mis on su sissetulek, mis on su väljaminekud ja alles siis võib-olla vaadata midagi ekstra endale, sellepärast et suure tõenäosusega sul ei ole nagu selget pilti, mis tuleb sisse, mis läheb välja. Väga palju võib-olla sellist emotsiooni pealt osta. See oli siis soovitus jäärale. Siis tuleb meil ju sõnn. Vaata, mida kaardid räägivad sõnnile. Jällegi saad valida esimene või teine kaart, et oleks nagu isiklikum. Armastus esimene, teine, raha esimene, teine ja üleüldiselt töösoovitus. No tööalaselt mina probleemi ei näe, kui sul töö juba on. Kui sul tööd ei ole, on soositud kõik, mis on seotud inimeste aitamisega tööd. Aga ütleb, et inimesed sind kuulavad, inimesed sind see kuu kuulavad, töökaaslased sind kuulavad ja võib-olla isegi on soositav teisi töö juures aidata. Et seda tegelikult märgatakse. Ma ütlen küll, et sa oled küll väga heas valguses tööalaselt, kui sul töö on augustikuus. Armastus. Kui sa valisid esimese kaardi armastusest, on esimene kaart kohe voodoo-kaart. No siin on jällegi kellelgi on mingi kontrollihimu. Kellelgi on mingi kontrollihimu, keegi tahab sind kontrollida ja sina nagu ise ei saa arugi, kuidas sinuga mängitakse. Hakkama märkama, kuidas see partneri kõrval ennast tunned.
kui sa tunned ennast väsinuna, siis võib-olla seal ei ole ka energiat tasakaalus. Ei ja küsimuses on vastus ei. Ja kui sa valisid teise kaardi, siis võib oodata mingit muutust, mingit positiivset muutust augustikuus. Võib tulla mingisugune kingitus, võib tulla mingisugune ettepanek, mida sa absoluutselt ei oota. Seega ole kannatlik, ütleb kaart. Kõik tuleb siis, kui seda kõige vähem ootad. Ei ja küsimuses on vastus ja. Rahaasjades, kui sa valisid esimese kaardi, siis ütleb, et sa raha nagu ütleme, et suurendamine tuleb läbi loomingu, et võimalik isegi, et augustikuus sa võid leida enda jaoks midagi loomingulist, mis hakkab sulle tulevikus head raha sisse tooma. Ei ja küsimus on vastus ja. Aga ütleb, et augustikuus rahaasjades jääd rahule. Aga vaata, kui sa teise kaardi valid, see on väga hea kaart. See ütleb seda, et augustikuus kõik, mis sa nagu soovid või tahad saada, sa oled kohe-kohe sinna tippu jõudmas, ära alla, veel anna. Ja mingid suuri muudatusi, aga siin jälle näitab, et vaata, siin on nagu pingutust näha, eks ju, et ega see raha ei tule sulle niisama, ma ei näe mingit loteriivõitu suurt või et keegi sul niisama seda raha kingiks, aga ütleb, et see tuleb ikkagi läbi pingutuse, eks ju. Aga kui sa pingutad, anna endast parima, see saab augustikuus tasutud. Nii, siis tulevad meil kaksikud. Vaatame, mida räägivad kaardid kaksikutele. Jällegi saad valida esimene või teine kaart, et see oleks teile natukene privaatsem. Ära vaata. Esimene, teine ja tööle üldiselt. Tööl kõik tehtavad asjad saavad tehtud, aga ütleb, et ära lange mugavustsooni. Kui sul tekib ka probleeme tööalaselt, siis on see tegelikult inimeste peegeldus sulle endale. Eks nad peegeldavad tegelikult sinu enda käitumist, ära võtta isiklikult. Ja märkamatult, hakka märkama rohkem detaile töö juures, detailidele pane rõhku. Armastuses, kui sa valisid esimese kaardi, teeb väga hea aeg koostööle. Kui on olnud probleeme, kui on olnud võib-olla arusaamatusi, siis augustikuus saate väga heale koostööle. Kui sa otsid omale partnerit, siis võimalik, et see tuleb läbi töö või siis sa leiad partneri, kellega sa oled võrdne, kes on nõus nagu tööd tegema suhte nimel. Teine kaart, ei ja vastus on kindlasti esimene kaart ja. Teine kaart, ei ja vastus on ei, näitab eemaldumisele. Jällegi oma tee otsimine, oma mina otsimine ja isegi ei ole soovitav keskenduda nii palju suhtele, aga võib-olla keskenduda jälle ise endale. Et sa lood selle rahulikuma keskkonna siis, kui sa oled rohkem keskendunud ise endale. No nii, raha asjades, kui sa valisid esimene kaardi, see on sõltuvuse kaart. See sõltuvuse kaart võib öelda seda, et su raha läheb kuskile, kas see on mingi sõltuvus siis või mingi harjumus, mis ei ole enam tervislik, vaata oma harjumused üle. Ja ütleme niimoodi, et võib tulla mingisuguseid kulutusi ja isegi ilmselt ka probleeme veega, kodus veesüsteemidega või mingid veeõnnetused ole ettevaatlik. Kui sa valisid teise kaardi, näitab see maagiakaarti, mis ütlebki, et visualiseeri rohkem, mida sa soovid saada. Sinu mõtted on rahaasjades väga materiaalsed, eriti augustikuus, seega võta kas paber ja pliiats, hakka kirjutama üles, mida sa soovid saada. Ja siis nagu saatus justkui nagu paneb su teele need võimalused, aga ta peab füüsiliselt kuskil kirjas olema, mitte ainult peas. Kas või joonista see või kleebi kuskile mingid asjad, mida sa saada soovid ja sa näed, kuidas hakkab võimalusi tulema. See oli siis kaksik, järgmine on meil siis vähk. Vaatame, mida räägivad kaardid vähile. Vaatame. Segame need kaardid ka. Mida räägivad kaardid vähile? Hakkame siis vaatama. Esimene, teine, miskipast ma tahan siit võtta ja tööle üldiselt. Vähk võib tunda töö juures natukene stressi, keegi võib töölt järsku ära minna. See võib olla isegi inimene, kellega sul on olnud lähedane suhe. See on kehti muidugi kõikide kohta, sest see on üldine lugemine. Väga soositud on tööd välismaalastega, see toob väga palju edu ja meesterahvastega. Aga mul on tunne, et sa ise oled enda suhtes kriitilisem kui tegelikult teised, et võta natuke vabamalt.
armastuses, kui sa valisid esimese kaardi, siis ütleb seda, et suurem töö on juba tehtud, kui sa suhtes oled. Et tegelikult sa ei peaks enam muretsema mineviku pärast, asjad hakkavad lahenema. Kui sa oled kaua partnerit oodanud, siis see kaart ütleb ka, et augustikuu ei ole veel see kuu, kus sa seda õiget leiaks, aga ütleme, et lähikuudel on juba see võimalus olemas. Kui sa valisid teise kaardi ja sa oled suhtes, siis ütleb seda, et su suhe on hoitud, su suhe on kaitstud ja ilmselt oled sina see inimene, kes seda suhet edasi ka viib ja see on sinu roll, eriti augustikuus. Ole mõistev, aita ja sa näed, kuidas läheb suhe paremaks. Kui sa augustikuus leiad omale partneri, siis see partner võib ka olla aitaja rollis. Ta võib töötada võib-olla meedikuna, võib-olla siis inimeste aitamises või siis ta tuleb sinu ellu, et sind aidata või siis vastupidi. Rahaasjades, ütleme nüüd, kui sa esimest kaarti vaatad ei ja, ütleb ja esimene kaart, aga natuke hiljem teine kaart on ka ja. Rahaasjades, kui sa valisid esimese kaardi, ütleb, et kõik on sinu kätes. Täpselt sinna, kuhu sa oma energia suunad, nii see rahavoog liikuma hakkab. Seega see ei sõltu üldse kaardist või augustiku energiast, sõltub täiesti sinust endast, kui mõistlik sa ise oled. Ja teine kaart rahaasjades ütleb seda, et kui sa oled ammu edu oodanud, kui sa oled ammu läbimurret oodanud, siis suure tõenäosusega august on selle jaoks väga soodne. Seega parim aeg võib-olla investeerida, parim aeg lotot mängida, parim aeg. Mulle tekib nagu mänguluse tunne või nagu proovile panek, et ma vaatan, kas ma saan või ma ei saa. Ütleb, see toob nagu edu. Saite aru küll, mis ma mõtlen. Ja järgmine on meil siis lõvi. Vaata, mida kaardid räägivad lõvile. Ja jälle täpselt sama süsteem. Saad valida esimese või teise kaardi vahel. Ja vaatame, mida toovad kaardid sulle armastuses, rahas ja üleüldine töösoovitus. Üleüldisest töösoovituses mina näen kohe seda, et tegelikult sul ei ole töö ja koduelu balansis. Et sa oled, kui sul on pere, meil kõikidel on tegelikult mingisugune vorm perest olemas, siis sa oled selle unarusse jätnud. Tegelikult sa peaks leidma tasakaalu laste, pere, vanematega ja tööga. See on tugevalt tasakaalust väljas, see vajaks tähelepanu. Armastuses, kui sa valisid esimese kaardi, siis võib-olla tekivad mingid kahtlused partneri või enda suhtes. Kas kõik on päris nii, kui tundub? Võib tulla ka armastuse kolmnurki või siis segadusi, kus inimene ei suuda valida või siis hakkab mujale vaatama. Ole ettevaatlik. Kui sa otsid suhet, siis sa võid ka sellise inimese ligi tõmmata. Kui sa valisid teise kaardi, siis ta ütleb, et sa oled suure töö ära teinud ja rohkem see on nagu mingi koletis, vaata, kes on nagu ära tapetud ja ta rohkem ellu enam ei ärka. Seega ma ei näe vanade probleemide taas esile kerkimist, võid olla selle koha pealt rahulik. Esimene kaart ei ja on ei, teine kaart on ja. Ütleme, et kui sa ei ole veel suhtes, siis see teine kaart räägib ka seda, et minevik enam ei kordu, võid julgelt hakata kohtuma inimestega. Rahasides, kui sa valisid esimese kaardi, siis rahavoog sul näitab täpselt selle ära, mida sa oled endast välja andnud see kuu, augustikuu siis. Seega, kui sul midagi kätte ei jää, siis on see märk sellest, et sa oled andnud vähem tegelikult. Kui sul jääb rohkem kätte, siis ta näitab, et sa oled andnud endast piisavalt. Kuidagi nagu peegeldus tuleb selle rahaasjadega. Teine kaart, siin jälle, mina ei tea, siin tuleb läbivalt kogu aeg lastekaart. Mul on tunne, et lõvid te võiksite mitte kompenseerida rahaga aja veetmist, vaid te peaksite nagu päriselt võtma aja maha ja veetma perega aega. Et need raha teenimine ei kompenseeri või see andmine aja veetmist perega siis. Järgmine on meil siis neitsi. Vaata, mida kaardid räägivad neitsile. Nii, sa saad jälle valida, kas esimene või teine kaart. Alustamegi armastus esimene, teine kaart, raha esimene, teine kaart ja üldine töösoovitus. See lisakaardi. Ütleb, tööalaselt võib tulla väga palju tagarääkimisi neitsitel ja inimesed teevad ennast paremaks, kui nad päriselt on. Tööalaselt mitte endast infot välja jagada ja mitte endast väga palju rääkida, eriti oma pere probleemidest või muredest. Sest et siin võib midagi nagu edasi just kui minna, olge augustikuus nagu hästi privaatsed.
ja ei ole väga palju, eriti 1. augusti esimesel 2 nädalal ei ole väga palju hea soovilikke inimesi ümber. Nad nagu tahaksid sult infot saada, tahaksid, tunneks ennast halvasti, ole ettevaatlik. Armastuses, kui sa valisid esimese kaardi, siis näitab, teil võib ette tulla mingi kolimine, teil võib ette tulla mingi uus plaan suhtes, võib-olla kuskile minna reisile, pikemaks reisile, võib-olla kolida, mingisugused muudatused on suhtes tulemas ja august loob nagu selle pinnase, kus tulevad esimesed sellised suuremad jutuajamised või teod, mis on positiivne. Seega ta ütleb, et muutus on vajalik, seda kartma ei pea ja augustikuu on selle jaoks hea aeg. Kui sa otsid alles suhet, siis on see märk, et partner tuleb kuskilt väga palju kaugemalt, mitte mugavustsoonist. Ei jaas on see kindlasti esimene jaa. Teine kaart ei ja küsimuses on ei ja ta ütleb, et mitte miski ei liigu edasi. Võimalik, et sa tunned, et sa oled justkui kinni. Sa tahaksid mingit muudatust, aga üksi seda ju teha ei saa, kui sa oled suhtes. See peab tulema mõlemalt poolt. Et võimalik, et ma vaatan, ma panen see soovituse. Ole isekam. Ta ütleb, et ole isekam ja mõtle rohkem iseenda peale ja siis hakkavad asjad liikuma. Ehk siis ta on nagu tegelikult, kui sa midagi ei muuda, on ta ei, aga kui sa hakkad olema rohkem isekam, mõtlema rohkem iseenda heaolu peale, siis on ta jaa. Rahaasjades esimene kaart räägib sellest, et sa oled täpselt seal, kus sa olema pead, sa ei ole mitte midagi nagu vähem teinud, sa ei ole mitte midagi rohkem teinud, usalda elu ja usalda seda rahavoogu. Mingit muutust järelikult suurt ma ei näe. Teine kaart, mis sind takistab rahavoos või raha edasi liikumisel, on sinu enda hirmud. Sa ise toidad oma hirme oma muretsemisega. Et mina olen selle poolt, et meil on kõik nagu, mis meie ümber on energia. Ja see energia, milles me elame, seda me hakkame ligi tõmbama. Liiga palju muretsemist raha pärast ja selle ligi tõmbamist enesele teadmata. See oli siis neitsi. Järgmised on meil siis kaalud. Vaatame, mida kaardid räägivad kaaludele. Ma segan kaardid ära. Ja hakkame vaatama. Armastuses esimene teine kaart saad valida. Rahas esimene teine kaart saad valida. Ja üldine soovitus töö kohta. Töökohta ütleb, et töökoht, kui sul on olemas, on kaitstud, mingid probleemi seal ma ei näe, aga ütleb, et anna endast täpselt nii palju, kui sa vastu saad. Ära tee midagi rohkemat, sest kui sa rohkemat hakkad andma, siis tegelikult annad juba ära oma elujõudu. Panusta täpselt nii palju, kui sinusse panustatakse. Ja kui sa oled ammu oodanud ka läbimurret, siis suured tõenäoliselt ka läbimurre algus tuleb augustikuus, eriti kui sa töötad kuskil loomingulisel alal. Aga ütleb, et sa ei tohiks võtta ka ohvri rolli. Et suhtle rohkem inimestega, ära jää nagu oma mure mõtetesse üksi suhtle, inimesed su kõrval tegelikult aitavad sind. Armastuses esimene teine kaart, kui sa valisid esimese kaardi, siis see kaart on juba tegelikult läbi käinud. Ta ütlebki seda, et suuremad probleemid suhtes on juba läbi. Aga siin võib nii mõndagi veel ette tulla, aga ütleme, et aasta lõpuks peaks tegelikult see jõudma poole stabiilsemale pinnasele oma kaaslasega. Ja ütlebki, et ole kannatlik, ära anna alla. Oled kohe jõudmas sinna, kus sa tahad. Kui sa ei ole suhtes, ütleb kaart sama, et see ei ole, augustikuu ei ole see kuu, kus sa partnerit leiad, aga paari lähima kuu jooksul on see väga võimalik. Ei jaas on jaa, aga mitte praegu. Teine kaart kaaludele räägib ikkagi ühisaja veetmisest, ta soosib hästi ühisaja veetmist, reise ja veekogu ääres olemist või siis spaades käimist, saunas käimist, vesi nagu muudab teeb mingil moel lähedasemaks. Seega väga hea aeg augustikuus on võtta ette reis, veeta aega veekogu ääres. Need, kes otsivad kaasat, võivad selle leida ka kuskilt veekogu äärest. Rahaasjades ütleb ka jälle, et jõud on sinu enda kätes. See tuleb nii palju läbi mul juba viimased tähemärgid. Eks see raha ongi, et nii palju kui teed, nii palju sa saad, eks ju, ega siin mingit nagu müstikat ei ole tegelikult. Aga kui sa valisid teise kaardi, siis teine kaart ütleb kindlasti sulle seda, et ära anna endast mitte midagi liiga palju välja. Ära laena oma asju, ära laena oma autosid, ära laena oma raha, sellepärast, et seda ei kasutata õigetel eesmärkidel ja see võib olla sinu ärakasutatus. Siis tuleb meil skorpion. Vaatame, mida kaardid räägivad skorpionile. Ma segan kaardid ära.
ja hakkame vaatama. Esimene, teine kaart armastuses, esimene, teine kaart rahas ja üldine töösoovitus. No töösoovitus on siin täpselt sama, et mul on tunne, et skorpionid hästi üles-alla liiguvad tööalaselt, nagu üks nädal on hea, teine nädal on täiesti madalseis, siis on jälle nagu energiata, siis on jälle madalseis, kuidagi see energia ei ole üldse stabiilne augustikuus. Et kui sa mõtled, et nüüd ma olen tugev, mõtlen iseendale, järgmine nädal sa mõtled, et ma enam ei jõua, ma ei taha, võib-olla peaks hoopis kõike aitama, kuidagi hästi suur ebastabiilsus. Et siit oleks siin kindlasti soovitus, et keskendu rohkem iseendale. Armastuses, kui sa valisid esimese kaardi, ütleb see kaart seda, et sa oled liiga palju minevikus kinni, sa liiga palju oma peas mõtled, mis oleks võinud olla, mida sa oleks võinud teha teisiti. Lase lahti, sest see hakkab rikkuma su praegust elu, sinu praeguseid tundeid. See kehtib sellega, kui sa oled suhtes või siis, kui sa alles otsid suhet. Ei jaas on tegelikult ei, aga kui sa hakkad ennast muutma, hakkad nagu hindama seda, mis on su ümber praegu, siis tuleb sellest jaa. Kui sa valisid teise kaardi, siis on suur ihakuu. Ütleb, et iha, uute asjade proovimine teeb suht paremaks lihtsalt. Ja ma panen lisakaardi ka, ma vaatan. See on niisugune nagu naljakas soovitus. Aga ütleb, et eriti kui sa oled naisterahvas, ilmselt siin 90% on naisterahvad, algata rohkem käimisi, olemisi ise ja sa näed, kuidas suhe paraneb. Ja kindlasti ta soovitab siin nagu kahekeste aja veetmist, mitte nagu sõpradega või siis, et võtate näiteks paarina tahate kuskile minna, aga võtab mingid sõbrad või pereliikmed või lapsed kaasa. Hea aeg kahekeste aja veetmisel, mis taastab teil selle intiimsuse jälle ära. Kui sa otsid suhet, siis on ka väga hea intiimne mingi suhe tulemas. Rahaasjades on siin esimene kaart, räägib teemoni kaart, mis ütleb ka jälle, et energiad ei ole paigas, vaata töökohal ka näitas, et ei ole paigas. Võib tulla emotsiooni ajendil hästi palju oste või mingid väga halvad otsused ostemises. Keegi räägib see kuidagi ära. Augustikuus mina mingit suuri oste ei teeks. Ja kui sa valisid teise kaardi, siis mina sult mingi väljaspoolt mingid mõjusid rahastes ei näe, mis mõjutaksid sind. Aga ütleb, kui sa nagu raha kuskil tahad suunada, siis suuna see pigem iseendale. Eriti nagu vaimsele teele või vaimsele heaolule, psühholoog, terapeut, mingid eneseabiraamatud, suuna see nagu endale. Ja viimane on meil siis ambur. Vaata, mida siis mida räägivad kaardid amburile. Segame siis kaardid ära. Ja vaatame esimene, teine kaart armastuses, esimene, teine kaart rahaasjades ja üldine töösoovitus. Amburile ütleb, et väga julge kuu, võib tulla väga palju reisimisi või mingisuguseid uusi pakkumisi välismaalt. Aga tuleb jälle see maagia kaart sisse, mis ütleb seda, et väga palju asju, milles peale sa oled mõelnud tööalaselt, hakkavad tegelikult augustikuus realiseeruma või sa hakkad esimese samme selle nimel tegema. Ütleme, et augusti 3. nädalal võib tulla selline nagu seisak tööl või mingi paus või puhkus, aga see ei ole halb. Armastuses, kui sa valisid esimese kaardi, siis ütleb, et sinu jõud peitub välismaal või kaugemal olemises. Et võib-olla mittegi nii palju keskenduda nagu suhtele, aga võib-olla keskenduda sellele päiksele, soojusele, iseenda heaolule ja sealt tulevadki sulle nagu vastused. Need, kes ei ole suhtes, nendel võib tulla mingisugune väga hea kontakt välismaa inimesega. Ma panen siin lisakaardi veel, sest ei jaa on tegelikult ta jaa. Ta eelistabki, kui sa esimese kaardi valis, siis ta ütlebki, et ei ole vaja nagu kõike kogu aeg koos teha, et tegelikult on väga okei ka teha mõnda asja eraldi või olla isegi eraldi. See isegi võib suhet tugevdada tegelikult. Ja ta ütleb, sa oled täpselt seal, kus sa praegu olema pead, sa ei ole mitte midagi oma elus maha maganud. Kui sa valisid teise kaardi, siis ütleb, et sa jääd nagu valikut ette. Et võib-olla sul on suhtes mingid hirmud ja sa ei tea, mida teha. Aga vaata, kui sa oled valikut ees, sa ei tea, mida teha, siis ära tee mitte midagi. Sest tugev vastus tuleb tegelikult su enda seest. Ei jaas on see ei. Ütleb, et sa oled nagu hirmu energias. Paneme soovituse sulle siis. Ta ütleb, et sa oled tegelikult tugevam, kui sa ise arvad, aga sulle läheb liiga palju korda teiste arvamus. Ära kuula teisi, vaid keskendu ise endale. Ja sul on vastus olemas. Ja ära võta ka nõu teistelt vastu. Raha.
vaata 2 maagiakaarti, mul on tunne, et hamburid kõikidest tähemärkidest on kõige tundlikumad just augustikuus. Väga tugevalt hakkab intuitsioon ja sisetunne tööle, usalda seda. Ütleme, et ka ideed, mõtted rahaasjades on hamburitele väga hea, eriti kui sa valisid esimese kaardi. Ja kui sa valisid teise kaardi, siis ütleb, et edu tuleb siis rahaasjades, kui su ellu on tulemas mingisugune loominguline projekt või mingisugune looming. Või siis, kui sa hakkad tegelema mingisuguse loomingulise asjaga, et siis sul see rahavoog nagu justkui suureneb. Aga ta soosib ka nagu sellist eneseväljendust, ütleb läbi hea eneseväljenduse, rahavoog paraneb. Sellised olid kaardid ja soovitused augustiks.